Ma arvan, et selle koha pealt peaks olema inimesel piisavalt elukogemust ja olema olnud nagu raskeid katsumusi, et sa suudad siin vastu pidada. Ja kindlasti ma ütleks, et inimene, kes on olnud 20 aastat kontoris, arvuti taga töötanud, see inimene nagu ei sobiks siia, kui tal ei ole just väga tugev psüühika ja vaimsed teadmised. Aga muidu igaüks põhimõtteliselt sobiks siia, kes on tugev inimene. Et sa suudad jääda iseendaks, et kliendid ei hakka mõjutama sind. Näiteks kui klient ütleb sulle midagi kehvasti, et sa saad aru, et nagu mida ta tegelikult mõtleb, sa näed sinna taha, sa ei võta seda esmast juttu, et nagu ma ütlen sulle halvasti, eks ju, aga sa näed tegelikult, miks ta teeb seda. Sa näed seda tuuma nii-öelda, mitte ei näe välis seda visuaali. Kliendid avavad ennast aina rohkem, et ega nad ei ava niisuguse lühikese aja jooksul. Sa õpid ikkagi, ütleme, poole aasta kaupa aina rohkem neid tundma. Et algul nad näitavad ühte külge, siis teist ja inimesel on väga palju tahkused. See töö selles suhtes vastas sellele, mis oli töökuulutuses, et ma teadsin, ma pean inimestega töötama. Ma olen nagu suuremas määras nende nii-öelda juhin neid, suunan neid, et mulle väga sobis see. Et ka eelmise tööga mul oli nagu suures osas, ma sain seda teha, aga see iga aasta-aastalt nagu vähenes aina. Et ma jäin nagu üksi tegema seda tööd, aga siin on nagu see, et siin on tiim ja me teemegi korralikku tiimitööd. Kliendid tegutsevad täpselt nii palju, kui meie jõuame neid suunata sinna. Et osadel klientidel on meeles, siis nad tulevad küsivad, et kas me lähme teeme midagi seal. Ja osadel on lihtsalt see, et me lähmegi ütleme kõrvale, et kuule, lähme teeme nüüd aiamal midagi. Aga nad on ka väga õnnelikud selle üle, sest nad saavad mingisugust tulemust sealt. Et nad naudivad seda väga. Eriti suur eufooria oli siis, kui ma tõin maasikataimed, et siis oli nagu, me saame oma kodumaasikaid. Ma arvan, et siin majas on kindlasti väljakutse on konfliktid, kui sa ei ole näiteks olnud mitu päeva tööl ja sa sisened sinna, siis sa pead nagu jõudma sellesse algpunkti tagasi, mis oli mitu päeva tagasi ja siis aru saama ja üritama seda lahendada, et see asi nagu vaibuks. Ja. Või on olnud kliendi ja töötaja vahel, et klient ei ole päris hästi mõistnud või mingi selline probleem on olnud, et siis on nagu see. Rõõmu näiteks see, kui meie tavainimestena näiteks õpime oma vanematelt mingeid asju. Nendel tihtipeale ei ole seda. Kõige lihtsam asi näiteks muruniitmine. Paljud mehed ei olnud näinud ja ei osanud muruniita. Kui ma õpetasin siin majas kõige nooremale kliendile, kuidas muruniita, see sära, mis ta silmis oli, siis ma tundsin, et see on nagu õigesti tehtud, et nagu see oli nagu selline vau-efekt, et jah, ma olen midagi ära teinud.